asi läheb tõsiseks. Nüüd on tegelikult aeg alustada uue hooaegade valmistusega. Et nüüd, kes söövad, ma ei tea, mingi aastasse putru, kantreleid. Matemaatika prooviaksam on tehtud. Käisin just tegemas akadeemilist testi. Mu motivatsioonilaks on vist praegu nii laes, et proovime teha häkki, mida ma nägin Instagramis. Ma olen väga valmis nägema, milleks ma võimeline olen nüüd suvehooajal. Hey vlog, long time no see. Täna esmaspäev. Kusagil märtsi keskpaik. Nüüd on tegelikult aeg alustada uue hooaegade valmistusega. Täna on siis esimene korralikum trenn meil. Lähen siis Lasnamäe halli. Hetkel söön siin kodujuustu šokolaaditükkidega ja kõrvalistmel ootab banaan. Nii et siukene enne trenni snäkk. Et eelmisel nädalal oli siis selline kergem nädal. Sain ise otsustada, mida teen. Ehk käisin siin paar korda jooksmas, paar korda jõusaalis, isegi proovisin välijõusaali, mis väga-väga äge, nii et nüüd läheb asi uuesti tõsiseks ja jätkame eesmärgini pürgimist. Väga vabandan mikritele küljes, aga kell on 16:44 ja kuna mul on trennine aega, siis ma otsustasin, et olen jalutama. Väljas on nii ilus ilm. Ma olen tegelikult nagu veits närvis, üle pika aja uuesti trenni minna. Ma ei tea, mida täna trennist oodata, nii et see veidi natukene hirmutab. Et kas täna on lõigud, kas täna on kergem trenn. Ma tahan näha nagu, mis esimene trenn ennast kujutab. Täna oli kavas siis madalate tõketel jooksud ja ma surin praegu. Nagu reaalselt, ma ei oska madalaid tõkkeid üldse joosta. Pulss on mega laes, aga seest on väga hea meel, sest et ikkagi andsin suht parima endast. Ja tegelikult oli mõnus. Kuna ma lasin täna tõkke maha, siis ma pidin 10 kätekat nüüd tegema. Täna on 24. märts, teisipäev. Kool on täna tehtud. Käisin kiirelt jalutamas koeraga. Siin me oleme. Viimased tunnid olid suhteliselt mõttetud, aga vähemalt see kirja käisin kohal, nii et that's about it. On tegelikult näha, et kevad hakkab tulema, maikellukesed tulevad, nii ilus lihtsalt. Ja nüüd tegelikult on käeg juba trenni minna ja kuigi täna on ilus päikesepaistel ilm, siis me teeme veel hallis trenni ja nüüd ongi tegelikult see, et ma panin endale täpselt veel riideid kokku, et mida ma siis lõpuks ikkagi võiksin trenni kaasa võtta. Meil on siin selline ilus Nike singlet. Ma tahaks loota, et me teeme täna lõike. Kui me ei tee, siis on natuke kurb. Ja nüüd ongi küsimus, et kas ma panen selle singleti või ma panen selle pluusi. Nagu sellega on ka tegelikult mõnus. Nagu kui me jookseme, siis see singlet on mõnus. Aga kui me ei jookse, siis see on kõige mõnusam. Täna me pidime koos Annaga panema matchivad pluusid selga, ehk siis need noortekoondise pluusid, aga kahjuks Anna ei tule täna trenni, nii et see jääb neljapäevaks meil nüüd. Et me oleme kogu aeg mõelnud, et me võiks trennis panna ühesugused pluusid ja siis eile veel juba mingi diet tavai paneme. Siis Anna kirjas me täna, et ta ei saa tulla, nii et jah. Ma hakkasin just mõtlema, et keegi kommenteeris TikTokis, et ta tahaks näha, kui palju jooksutosse ma oman ja millised jooksutosse ma oman. Nii et kui sind huvitab, siis kommenteeri alla kommentaaridesse, et tahan näha jooksutosse tahuli ja kui on piisavaid tahtjaid, siis teeme eraldi video minu jooksutossudest. Maris vastas mulle, et täna on 200-sed, nii et see nüüd tähendab seda, et ma võtan kotist välja need pikad riided, mis mul siin on. Ehk need pikad püksid ja kõik. Nii, need püksid jäävad. Nagu ikka, siis tagasi vlogilainele saada on suht raske ja mul siin filmida, nii et andke andeks. Ma loodan, et homme jõusaalis ma jõuan midagi filmida. Täna oli siis trennis 200-sed
ja siuke suhteliselt mõnusa tempoga jooksime umbes 36 sekundiga. Hetkel olengi jõudnud siis tagasi õppimislaua taha, sest gümnaasium vajab ka lõpetamist. Nii et hetkel gümnaasiumosa pealt siis nii palju, et olen koostamas enda justkui investeerimisportfooliost kokkuvõtet ja samal ajal vaatan ülikoole, kuhu edasi minna. Nii et töötame mitmel rindel korraga. Tere hommikust! Täna on kolmapäev ja aga ma hommikusööki. Ma teen endale siis minu võib-olla kõige lemmikum hommikusöök on serrano võiku ehk sai, verevoik, serrano sink ja sinna kõrvale natuke midagi värsket ka, ehk siis tavaliselt kas apelsiini või mingeid mustikaid. See ongi niimoodi, et ma vahepeal ostan lihtsalt suure paki serrano sinki. Siis ma põhimõtteliselt söön 6 aega seda hommikusöögiks. Ma suudan süüa 6 kuusse sama hommikusööki. Ehk ma vahetan neid vahepeal, et nüüd kes söövad, ma ei tea, mingi aastast aastasse putru. Can't relate. Mul on apelsiin. Väga hea. Üks apelsiin läheb. Olen omadega jõudnud nüüd Puula spordihoonesse. Mul on hetkel 2 tundi vaba aega, nii et siis ma mõtlesin, ma teen kiirelt trenni ära. Nii et vaatame, kus me siin ennast paigutada saame. Tänane juusan on tehtud, oli selline lihtsamapoolsem, nii et väga kiire ja kärmelt sai tehtud. Nüüd on mul aega kusagil 20 minutit, ennem kui tund hakkab. Hei, ma olen omadega jõudnud õue. Matemaatika proovieksamil tehtud, nii et ootame nüüd, mis ainult tulemuseks tuleb. Esimene osa oli suhteliselt raske, midagi sain tehtud, aga mitte päris lõpuni. Ja teises osas oli juba natukene loogilisemad ja reaalanalüüsemad ülesanded, nii et sain natukene paremini hakkama. Nii et loodan, et koondhindena tuleb hea punktisumma. Kuna mul on nüüd siuke 2-3 tundi vaba aega, otsustasin, et tulen tiksi jalutama ja võib-olla lähen ise veel ühe pikema tiiru ja siis tegelikult ongi aeg juba õhtuseks treeniks. Kusjuures fun fact, ma õppisin eelseks eksamiks 4 tundi ja ma tean seda sellepärast, et mul on laualamp ja kui see laualamp töötab 4 tundi järjest, siis ta mingil hetkel lülitab ennast välja. Ja ma olin istunud laua taga nii kaua, et järsku see lamp lülitas ennast välja. Aga seest oligi natukene juba kiitlam tunne minna, et ei läinud võib-olla nii ebavlevalt peale ja pigem oli parem. Olen jõudnud Lasnamäe halli juurde ja proovin trennis üle pika aja. Niimoodi, et ma võtsin enne trenni siis nokot ehk siis mingi kafeiini, et ma vaatan, kas see tekitab mus ärkvel oleva tunde, kas ta ajab mind väga palju vetsu. Ehk siis ma tahan näha, kuidas toimib kafeiin enne trenni minuga. Ma olen seda nüüd joonud siuke tunnike. Ehk siis tund aega konstantselt võtan lonksusid. Nüüd ongi viimane lonks ja vaatame, kas see kafeiin teeb minuga mingit imet või kas ma tunnen ennast paremini, halvemini. Sest et vahepeal oli see, et kui ma jõin nagu kofeiini enne trenni või selliseid jooke, siis ma olin suht väsinud pärast. Nagu ma ei tundnud väga erksana ennast. Nii et vaatame, mis täna saab. Äkki on muutunud, sest ma pole nüüd pool aastat ühtegi siukest nokolaadset toodet justkui joonud. Cheers! Tänane trenn on tehtud. Energiat oli päris palju. Ma nüüd ei tea, kas on sellest, et mul oli täna matemaatika-eksam, ma väga ei teinud päeval midagi. Või see, et ma võtsin kofeiini. 2 võimalust.
proovin ühes trennis veel juua kofeiini ette ja vaadata, mis saab. Trenn oli tegelikult päris mõnus. Tegime spetsiaalsemat sprindijooksu ja tegime ka kaugusekasti hüppeid. Tegin 6 isiklikku äkki või? Tegin siis hoota, üksikut, kolmikut, viisikut ja kõigis peale hoota tuli isiklik, nii et success it is. Tunnen päris hea ja sellisena tegelikult vastu minna hooajale ja uuele nagu hooaja ettevalmistusele on päris äge. Mu motivatsioonilaks on vist praegu nii laes, et ma tunnen kohe huvi, kuidas minu järgnevad treeningud näevad välja ja kuidas ma läbi nende arenen, kuidas mu tulemused, mu tehnika. Ma olen väga valmis nägema, milleks ma võimeline olen nüüd suvehooajal. Nii, ma olen omadega jõudnud nüüd Lasnamäe hälli ja täna on kavas jõusaal. Randmed on mega nõrgad, nii et mingid raskuse hoidmised, Smithi all kangi hoidmine, mega raske tegevus minu jaoks. Ma olen üritanud niimoodi aastast aastasse seda treenida, et praegu on isegi juba parem, kui täitsa siis, kui ma alustasin jõusaaliga. Davai, proovime ette häkki, mida ma nägin Instagramis, et paremini kangi hoida, nii et vaatame, kas see töötab. Siia. Veidi mõnusam oli, aga päris raske on. Mul väga libisevad need strapid. Tulin just Lasnamäe hällist välja, üks tüdruk tuli mulle vastu ja ütles mulle täpselt enne, kui ma tahtsin hakata filmima, et mul on jumala ägedad YouTube'i videod, nii et it was so sweet. Mul on õhtuplaan minna Viljandisse, sest homme on mul nimelt Tartus siis akadeemilised testid vaja suuritada. Ja ma mõtlesin, et lihtsam on juba see, kui ma olen Viljandis ja mul on sealt sõida tund aega, kui see, et ma sõidan hommikul 2 tundi Tartusse. Viljandi jaoks on kõik asjad koos. Hetkel siis 2 kotiga. Üks on selline hästi mõnus Nike Puffer. Seal sees on põhiliselt siis minu trenni asjad, homsed riided, meigitooted. Siis on minu ustav käekotikene. Käekoti sees on siis, ma saan näidata. Siin on siis arvuti, märkmik, joogipudel, laadja, prillid, rahakott asjad. Ja siis on teine äge kotike. Selline Tommy Hilfigeri nagu kingakott. Aga siin sees on tegelikult mu padi, sest et mina ei reisi enam ilma enda padjata mitte kuhugi. Olgu see või Viljandisse, 9-1 Tartusse, whatever, padi on kaasas. Jõudsin nüüd Viljandisse. Kell on hetkel kohe saamas 8 ja oi kui väsinud ma olen tegelikult. Tagab piuksub külmkapp, mille ma just sisse panin uuesti. Ma arvan, nüüd ongi aeg lihtsalt niisama lesida diivani. Tere hommikust! Kell on saanud 9.20 ja ma tõusin kell 9. Tegin ilusti meigi, panin riidesse ja nüüd on vett, sest et ma kohvi praegu küll ei taha hommikul. Naudin seda mõnusat päikest, mis täna on. Kell 10 hakkan ma siis liikuma Tartu poole. Et minna ja teha akadeemiline test seal. Ma olen päris närvis, ütlen ausalt. Aga ma proovin endast lihtsalt parim anda. Ma pean ütlema ausalt, ma olen veidi väsinud praegu. Aga ma arvan, et ma olen väsinud, sest ma magasin nii hästi. Ma magasin kokku, ma arvan, mingi 8,5 tundi. See on väga ebatavaline, et mina magan 8 tundi. Okei, ma olen nüüd üritanud magada iga päev 8 tundi.
aga kui see reaalselt juhtub, siis see nime. Aga ma mõtlen, et tegelikult peaks midagi hommikust sööma. Mingid lihtsad asjad. Mul on kodujuustu, mul on pretslipirni, mingid müslit, põhimõtteliselt paneme selle kokku ja see tuleb hommikusöögiks täna. Muidu tegelikult ma läheksin sööma kodukohvikusse, aga kuna nad minu meelest vist avavad kell 10, siis ma teen endale midagi ise lihtsalt kiiret. Nii, ma otsustasin, mis ma hommikuks söön. Ma ostsin endale riisivahvleid. Ma ei oska neid kunagi lahti teha, sest siin on see nagu seda tõmbamist, aga see ei tööta seda viisi siin nagu. Esimest korda sain lahti sellega, väga. Plaan on süüa 2 riisivahvlit, panna siia peale muraka kodujuustu ja süüa siia kõrval üks pirn. Simple as that. Aga ma panen nüüd endale teleka käima, panen peale papsid, vaatan papsi uue hooaja lõpuni ja siis tegelikult ongi juba varsti aeg hakata liikuma Tartu poole. Hei kõigile, tervitused Tartust. Olen siin Loodusteaduste Instituudi juures ja käisin just tegemas akadeemilist testi. Läks kusjuures päris okeilt, ma arvan. Kuna seal peaksid minema, siis küsimused vastavad sinu õigetele vastustele raskemaks, siis see natuke andis võib-olla kindlust, et täitsa loll ma ka ei ole. Et vahepeal olid küsimused ikka päris kõvedaks kiskusid. Nii et loodame, et tuleb hea tulemus. Nüüd tegelikult olengi minemas siis tagasi Viljandisse, sest ma ei viitsi veel Tallinna koju minna. Nii mõtlesin, et teen endale võib-olla siuke veidi mõnusama nädalavahetuse. Viljandis on tegelikult mul vaja veel käia trennis. Ma mõtlesin, et ma teen siukse lihtsama trenni, ehk siis mingi paar minutit jooksen, paar minutit kõnnin, siukest intervalli. Kuna teised teevad täna järvel trenni, siis mina kahjuks siukest maastikujooksu nendega täna kaasa ei saa teha. Nii et teen midagi siukest kergemat siis ise nokitsemist. Võtsin siis Gruffini pagarikohast endale mis ta on siis vaarika croissanti, nii et tähistamaks tänast tublit tööd. Jõudsin siis tagasi autosse ja tegelikult nüüd ongi aeg sõita tagasi Viljandi poole. Tegelikult mulle meeldib autoga sõita. Mind ei häiri üldse autoga sõitmine. Nagu pikad distantsid mulle väga tegelikult meeldivad. Nii et ma megalt kaifin. Nii, ma olen saanud ennast riidesse ja nüüd on aeg minna jooksma. Vest, pika varrukuga selline Nike see käekell, mida ma kasutan siis ainult siis, kui ma käin jooksmas või ujumas. Jalas on pikad sokid ja jalga lähevad siis Nike Gore-Texi jooksutossud. Nüüd teisele poole Viljandi järve apparently ja üks Viljandi treener soovitas seda rada ja see rada on selline. Oh my god. Mul on 20 sekundit aega järgmise intervallini, nii et vaatame, kas ma jõuan ilusalt koju või ei. Ma läksin siis kella 6 koduohvikusse ja tulin alles nüüd. Kirjutasin siis terves aeg enda stipendiumi konkurssi jaoks avaldust. Nimelt tahan siis saata ühele stipendiumile enda kandidatuuri ja kuna see on väga-väga mahukas kandidatuur, siis ma jõudsin alles valmis esimese osaga ja see oli ka poolik veel. Nii et tööd jagub väga-väga palju. Tervitused kõigile, ma olen vahepeal jõudnud omadega juba Käärikule ja kõik testide tulemused on teada. Saavutasin siis matemaatikaproovi eksamil 45 punkti, mis on päris hea. Esimene osa ei läinud kõige paremini, aga teine osa oli juba palju lootustandvam
ja sealt tuli ka põhilised proovieksami punktid. Tartu Ülikooli akadeemiline test ei läinud ikkagi kahjuks nii hästi, kui ma võib-olla arvasin, et sain selles siis 35 punkti, nii et nüüd tuleb lihtsalt tugevad eksamid teha. Tegelikult ongi nii, et mul 2 päeva tagasi just oli eestikeelne riigieksam, mis ma tundsin läks päris hästi, nii et ootame nüüd tulemusi ja loodame, et need on head. Aga suur aitäh, et sa oled see video lõppu jõudnud ja kindlasti pane like ja subscribe ja näeme juba järgmises videos. Ciao!